Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuulajad, Autotund jälle tagasi. Stuudios Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geenius uudisteportaalist. Ja tänases saates üks oluline seadusauk, mille meie, täpsemalt Martin Mets, avastas, mis puudutab automaksu ja mida Rahandusministeerium üritab kiirelt lappida. Mõned igapäevased märkamised veel kommunaalmaailmast, aga lisaks ka näiteks sõitsime uue RAM-iga, ehk siis vana nimega Dodge Ram, et kõigil oleks selge. Ja siis meie nädala tähelepanekud. Ja alustan siis nagu ikka ise ja alustan Martini lemmikteemaga ehk erinevad aasta autode valimised, millest me iga aasta räägime. Ja kas on valitud? Mina ei tea. Üks valiti. Eestis on jätkuvalt, valitakse 2 aasta autot. Seekord siis valiti see Eesti autogala, mille ametlik nimi on Eesti Auto 2024 ja eile oli siis suur finaalüritus. Olin ka ise žüriis, üldse kogu meie toimetus oli põhimõtteliselt Margus Pipar oli sportautode žüriis, Gert Tavasalu oli roheauto žüriis ja meie kaasautor ja fotograaf Paula Johanna Adamson oli disaini teemalises žüriis. Ja finaalis olid siis Ineos Grenadier, Škoda Superb, Kia EV9, Audi Q6 e-tron ja Dacia Duster. Ja ma küll ise eile siin üritusele kohale ei saanud minna, aga kohe, kui see võit selgus, sain omale sõnumi ja võitis seekord Dacia Duster. Ja muuseas võitis jube napilt, et kui üldse esikolmik oli selline, et Dacia Duster sai kokku 101 punkti, Kia EV9 ja Škoda Superb said mõlemad 98 punkti. Aga kuna Kia EV9 oli rohkem nii-öelda kõrgemaid kohti žürii liikmete tabelites, siis Kia EV9 anti 2. koht ja Škoda Superbile 3. koht. Martin Mets, kuidas kommenteerid 2024. aasta võitjat? Siis ma varsti kommenteerin ise ka, aga sinu kui sellise siis andunud lugeja ja tavalise Eesti autosõbra arvamus. Selles mõttes vist 2024 aastat ilmestab nagu hästi, et selline mõistlik hind. Ma vaatan, et ei võitnud elektriauto, mõistlik hind. Dacial on läinud müügis see aasta väga hästi, eriti just tänu täpselt sellele samale uuele Dusterile, sellepärast et Dacia müük vist on sisuliselt peaaegu 2-kordistunud see aasta ja näitab ka see, et mõistlik hind, see läheb nagu ikkagi Eestis väga hästi peale. Ja ta on ju väga mõistlik auto tegelikult, kui seda uut autot ostas, väga mõistlik auto. Ausalt öeldes, see on see küsimus on ju alati, et okei, et see võitis ja siis hakkad nagu kas enda jaoks põhjendama või siis enda jaoks mingid vastuväiteid leidma, aga see on ikkagi küsimus, et mida nagu üldse see Eesti auto 2024, et mida see peaks nagu näitama, et mis auto see nagu on, et sina oled žüriiliige, et sina oled nagu lugenud neid juhendeid, et mida see siis nagu näitama peaks? Seda ikkagi milline auto või uus mudel või täiesti uus, siis näiteks Ineos Grenadieri puhul täiesti uus mark, siis sellel aastal millega ta nagu üllatas, eks ta on selline palju subjektiivsust, natukene objektiivsust, et üllatus nagu positiivselt või selles mõttes üldse üllatus? Et kas ta viis kas ta viis automaailma kuidagi edasi, sest et kunagi oli ju tohutu mitte skandaal, vaid meie oma väiksest konnatiigis, aga ikkagi, kui me valisime Porsche Taycani aasta autoks, mis on, eks ju, 100 000 pluss maksev elektriauto, et mida osta jaksavad väga vähesed, kuidas see nüüd, mis aasta auto see on, et toona lihtsalt Porsche tegi valmis elektriauto, mis sõitis väga hästi, kõik need asjad, et ta lihtsalt tegi midagi sektoris täiesti uut.
Dacia Duster ei tee midagi otseselt uut, küll aga oma uue põlvkonnaga tegi ta nagu iseennast veel palju paremaks, aga seejuures hind on muidugi kõrgem, kui ta oli eelmisel põlvkonnal, rääkimata üle-eelmisest, aga ta on jätkuvalt kogu selle autonduse kallinemise valguses, sisuliselt 25 000 euro eest saad sa tippvarustuses 4x4 Dacia Dusteri. Et sellised need argumendid seal on, et eks ju, Kia EV9, teine koht. See on ju, esiteks on see väga hea koht, samas on ta tõesti, ta tegi suure, väga ruumika, väga kihvti disainiga, rohkelt varustatud hiiglasliku elektrimaasturi, mille tippvarustuses hind on 90 000 eurot, mis võrreldes näiteks Mercedes EQS SUV-ga on palju odavam, aga ta on ikkagi väga nišikas 90 000 eurone auto, et nii ta seal läks. Ma vaatan näiteks Euroopa aasta auto, mis kuulutas küll välja järgmine aasta, aga selle finalistide seas on siit Eesti autogala ongi, Dacia Duster on ka seal sees. Ja siis, et kuulajale eriti keeruliseks ajada, siis see teine, see Eesti aasta auto, mis selgub jaanuaris, mida on juba 25 aastat, 25 kord kuulutatakse välja, ka seal finaalis on Dacia Duster. Ja seal žürii ei ole täpselt sama, et ühesõnaga kui me räägime, et Euroopa aasta auto, kus on 60 žürii liiget 23 riigist, et siin ei ole ju, ma arvan, et see ikkagi valideerib selle päris hästi ära, et mitte ainult meie oma väiksel turul, võib-olla natukene majanduslikult raskemas seisus, ei ole meie hinnanud siin, et võtame hästi odava auto ja anname talle tiitli, vaid see auto on päriselt hea. Aga miks ma ei tahtnud selle võitis palju õnne, eks ju. Muuseas, mina panin ka esimeseks. Aga ma tahtsin natuke siia sellist intriigi, et see asi ikkagi kõnetab inimesi. Üks selline disaini inimene, suunamudi ja muusik, hästi tore inimene, selles mõttes sõber mul kõik, et ma ei hakka ta nime praegu välja ütlema, selles mõttes ma ei taha aga lihtsalt ma nagu imestasin, mis siis eile tema stoorides et kui palju see tegelikult võib inimesi kas vihastada või siis emotsioone tekitada. Ühesõnaga, tema stoorides siis laval on inimesed, kes täitsa tõsise näoga kuulutasid aasta autoks Dacia Dusteri. We are seda välja päris ei olnud. Ei ole võimalik teha enam lollimaid otsuseid, millel puudub reaalse maailmaga igasugune kontakt, kui Eesti valitsus teeb. Ja autogala žürii ütleb selle peale hold my beer. Ühesõnaga, ja siis tuli veel pikem see, et ütleb, et Dusteri esikohal lõpetamine räägib mulle, et kuskil võib olla tekkinud mingi valdkonna pimedus. Oled nii oma mulli sees. Kõik räägivad ümberringi sama juttu ja kaob reaalsustaju. Samamoodi tekivad arusaamatud otsused näiteks poliitikas. Aga see, kui nad aasta auto tiitli, ühesõnaga, see pikem jutt, aga kujuta ette, inimene läks täiesti endast välja sellepärast, et ta tõi seal veel näiteid ka, et oli pannud Porsche Taycani, Ineos Grenadieri ja Volvo EX30 pildi ja siis kirjutanud sinna, et Dacia Duster on parem auto kui need. Jah, et kui valitaks kõige paremat autot, siis oleks kindlasti asi natukene teistmoodi ja siin natuke ongi vaata see, et inimesed ei saa aru, mina ka tegelikult kaasa arvatud on ju, ei saa täpselt on ju aru, et kuigi sa nüüd rääkisid, et mis nagu üllatas positiivselt ja nii edasi on ju, mis viis edasi, et mis asi see aasta auto on, et kui me valiks kõige ägedamat ja kõige paremat autot, see on nende inimeste siis oleks asi hoopis teine on ju, muidugi. See on nende inimeste valid, okei. Oota, kui me räägime päris elust. Ja ma segan tihti vahele, vabandan. Kui me räägime päris elust, siis ma arvan, et päris eluga on see Dacia Duster väga hästi kindlasti seotud. Kindlasti oleks ka see, ma ei tea, uus Corolla või ükskõik, et väga hästi seotud. Et tegelikult probleem ongi see, et mis asi see aasta auto on ju, et kuidas seda teadmist viia ka, ütleme, tavaliste inimesteni, kellele see korda läheb, et kuidas see viia, et mis asi see selline üldse nagu on? No jah, see on nagu Eesti laulu valimine, ma ei tea, aasta ettevõtja, aasta ema, eks ju,
seal on vist veel vähem nagu konkreetsemaid mõõdikuid, millega nagu näiteks aasta ema tiitlit ja, või välja sinna anda. Lähe. Aga kindlasti on see asi on ju oluline ka nagu automüüjatele tegelikult, nendele on see kindlasti oluline. Ai, muidugi, see on... Golf oli vist kunagi ja aasta auto ja siis vist isegi tuli üks ettevõte selle järgi võttis endale nime, mille ametlik nimi oli ka aasta auto vist. Siiamaani ma ei tea. Jah, et see on lihtsalt žüriis on ju kamp inimesi, kes on sõitnud võrreldes tavalise inimesega enamike või kõikide uute autodega see aasta ja lihtsalt sealt see subjektiivsuse kõigepealt see arvamus tekib. Oota, aga mul on teine koht, mille kallal mina tahaks nagu küsida. Et vaatan, et Eesti roheautoks 2024 valiti Tesla Model 3 Highland, et ja ülejäänud siin kõik on elektriautod selles nimekirjas, et mis seal see kriteeriumid olid? No eks ta on samamoodi. Tekkis eelvalik... miks on elektriautod? Inimese silmis tõesti, ma kahjuks pean sulle jääma vastu võlgu, sest ma ise roheauto žüriis ei olnud. Ma ei tea, kes seal olid algselt valikus, kuidas see finalistide see nimekiri tekkis. Aga eks siin, mida rohelisemad see siin hetkel nagu siis pistikhübriidid võiks olla. Ma jään sulle siin vastuse võlgu, ma ei hakka isegi leiutama, et kuskil hiljuti käis just läbi see kuskil kas elektriautode grupist vist see klassika, et eelmisel aastal Tesla ESG skoor oli vist mingi oluliselt kehvem kui näiteks Shelli oma. Et kuidas selline nii madala ESG skooriga ettevõte saab nüüd aasta roheautoks valida, see on nagu täiesti... väga hea. Aasta disaini... Nalli naljaks, aga lihtsalt, ma lihtsalt nagu mõtlesin, et mis on selle asjad, et miks ei võiks näiteks Eesti roheauto olla gaasiautost, enam pole vist uusi, aga lihtsalt näiteks mingi gaasiauto, mingi tavalise auto gaasiauto versioon. Või pistikhübriid. Jah, pistikhübriid tegelikult, jah. Ühesõnaga siis aasta disaini auhinna sai Kia EV9, sportautoks Honda Civic Type R. Ja nii ta läks, et vaatame siis, mis saab selleks teiseks aasta autoks, aga mulle see, kellest ma siin rääkisin, kirjutas otse ka hästi emotsionaalselt, ma olin ise samal ajal, ma ei saanud olla seal üritusel, sain sõnumi, et saatis pildi, ma lindistasin oma punktid ette niimoodi videoga ja saatis pildi sellest, kus ma ekraanil olen ja minu esikolmikust ja saatis sellise emotsioonid, mis asja. Ja ma lihtsalt vastasin talle, et ma jään enda juurde, aga ma ei hakanud pikemalt seal nagu mingit vestlust arendama. Lihtsalt see lõppu ütleks, et muidugi Porsche, Taycan uus ja uus Panamera nagu mega head autod. Taycan sõidab nüüd palju kaugemale kui varem, aga kuidas ma ütlen, 150 000 euro eest on palju lihtsam teha väga head autot kui 25 000 euro eest. Ja sama kehtib ka selle Volvo kohta. Nelikveoline Volvo EX30 maksab umbes 50 000 eurot, ja mõõtudelt on ta Dusteri suurune, võib-olla väiksemgi, et palju lihtsam on teha suure raha eest väga head autot kui väikse raha eest. Oleks võib-olla minu kokkuvõte sellest asjast. Võt, jäime vähe pikaks, aga tahtsin hingelt ära öelda, võib-olla isegi ennast natuke siin õigustada. Ja siis jaanuaris jälle, ma saan aru. Jaanuaris jälle. Nii, mina räägin lühidalt lihtsalt täna hommikul televisioonis, siis tuletati meelde seda tõsiasja, et järgmisest aastast laieneb liikluskindlustus väga paljudele teistele sõidukitele, alates siis elektritõuksidest kuni murutraktorite ja mootorsaanideni. Aga sellega on asi nagu suhteliselt segane, et tegelikult täna on asi vaata niiviisi, et kõik autod, mis on liikluse registris, kohe jõuame järgmise teemaga ka selle juurde, on liikluse registris ja kannet ei ole peatatud, kustutatud, siis tuleb maksta liikluskindlustust, on ju. Aga kõik need teised asjad, et need, ma ei tea, tõuksid, need samad lumesaanid, murutraktorid, need ei ole ju kuskil registris. Ja mis see siis tähendab? See tähendab seda, et inimene peab ise ütlema, et näed, et kõik mootorsõidukid, mille kiirus ületab 25 kilomeetrit tunnis või mass on üle 25 kilogrammi, siis nende eest tuleb seda maksta.
ja siis inimene ise ütleb, et mul on selline tõuks või mul on selline murutraktor ja näed, nüüd ma sellega peaksin minema siis kindlustusandja juurde ja selle liikluskindlustuse ära tegema. Et võib arvata, et kui hästi sellega läheb, et kuidas neid kõiki tõukse, mis siin kuskil küla vahel sõidavad, et need lähevad nüüd kohe kindlustusandja juurde, et saaks huvitavus olema, et mis nende kindlustused täpselt nagu on, kui eraisik läheb, võtab. Et mis siis saama hakkab. Aga see asi on veel natukene veel keerulisem, sellepärast, et küsimus see, et millist asja siis peab tegelikult kindlustama, et näiteks see oli väga hea näide, et kui sul on murutraktor, millega sa enda hoovis niidad muru, siis tegelikult selle eest sa ei pea. Et liikluskindlustus tähendab seda ikkagi ka, et see asi peab kuskil nagu liiklusest päriselt nagu osalema, et elektritõukside puhul ilmselt seda küsimust ei ole, sest küllap nendega ikkagi sõidetakse ka mujal kui lihtsalt enda hoovi peal. Aga murutraktori puhul on lihtne näide see, et kui sa enda hoovis niidad sellega muru, sa ei pea seda liikluskindlustust tegema, aga kui sa sõidad üle tee naabri juurde ja niidad ka naabril muru ära, siis sa pead. Sest sa sõitsid üle tee, sa läksid naabri juurde ja täpselt niiviisi ma olen täiesti kindel, et selliste murutraktorite eest täpselt hakataksegi muidugi kindlasti liikluskindlustust maksma, et inimesed tõstavad käed püsti, ütlevad, et ma siin korra aastas või paar korda suvel ületan seda teed. Jah, võib-olla on siin heas tahtes mõeldud neid nii-öelda tööd, millega tehaksegi nagu päriselt äri, eks ju, sõidavad siin linna vahel, niidavad suuri avalikke pindu ja päriselt liiklevad liikluses ja tagurdavad võib-olla kuhugi otsa, aga tõesti. Ja oluline asi on veel see ka on ju, et lumesaan sul on, siis sa ei pea seda terveks aastaks kindlustama, vaid ikkagi selleks ajaks, millega sa sõidad, samamoodi elektritõuksiga, samamoodi murutraktoriga ja nii edasi, kui need on selles hooajalised seadmed, siis on üsna loogiline, et selle eest ei pea siis kindlustust maksma terve aasta eest. Aga see on jõle selline, tundub nagu selles mõttes nagu halb süsteem, et liiklusregistri puhul on asi nagu hästi selge, kas jah või ei ja su asi on seal kirjas ja su sõiduk on registris aktiivne, pead maksma, kõik väga lihtne. Aga siin on see hall ala on nagu nii suur, alates sellest, et kas sa käid naabri juures, alates sellest, et mis ajal sa siis selle murutraktori nii-öelda kraasi ajad on ju, millal sa välja ajad, et kas sa hakkad märtsi lõpus esimest rohelist kriblet niitma või teed seda maikuust või kas sa ajad selle garaaži siis... Ja murutraktoriga saab vedada asju ja lükata lund. No täpselt, või murutraktoriga, kas sa võid seal lehed veel hilissügisel on ju sodiks lasta, et see on hästi selline nii hall ala ja minu meelest sellise asju tegelikult ei ole nagu mõistlik teha nagu nii seadusi teha nii hallide alade peale, kus nii palju seda tõlgendamisruumi on, et muidugi okei, asi on siis selge, et kui sa murutraktoriga sõidad seal üle tee naabri juurde ja sulle sõidab auto otsa ja avarii on, et okei, siis on asi nagu selge, on ju, et siin on probleem ja ütleme, et murutraktoriga sina tegid selle vea ja sõitsid teele ette, et okei ongi, et sellel ongi mõistlik, et sa pead sellele teise poole kindlustusele selle asja hüvitama, on ju, et kas sa hüvitad selle ise või siis peab seda tegema sinu kindlustus, millel see murutraktoril on ju. Aga lihtsalt, muidu see asi on nagu nii hall, kui üldse hall olla saab. Jah, ja muuseas, kui et kas nüüd kõik Bolti ja tuuletõuksid on kindlustatud, siis on see mootorsõidukid, mille kiirus ületab 25 kilomeetrit tunnis või ületab 14 kilomeetrit tunnis ja mass on 25 kilo või siis rohkem. Ehk Bolti tõuksid on napilt täpselt alla selle, et kuskil... Tegelikult on vist see, et ma olen nagu lugenud, et ikkagi Bolti tõuksid on nii samagi nagu kindlustatud, et see on ikkagi suur hulk vara, mis on tänava peal, et mingi kindlustus neil on ju, aga mida see täpselt katab, ei tea, aga mingi kindlustus neil nagu kindlasti on. Jah, ja siis nende asjade puhul tuleb teada, et erinevad kindlustusfirmad pakuvad ka just, et kui sul laps sõidab nagu, siiani oli niimoodi, et kuna see tõuks võib-olla ei peagi olema, siis sa tegelikult saad osta selle nii-öelda kolmanda osapoole kindlustuse, ehk et see võib mõnel hetkel tegelikult olla päris vajalik, et näiteks ongi, sõidad ise või laps selle tõuksiga ja ta, ma ei tea, mõne S-klassi Mersu ukse sisse sõidab ja sul ei ole seda kolmanda osapoole kindlustust, siis sa pead selle Mersu ukse ise kinni maksma.
et seal teatud nagu kohtades isegi on see kindlust, tasuks kaaluda, ma ei tea, 6 eurot kuus maksad kindlustuse eest ja saad vähemalt rahulikult elada. Nii, lähme siis selle põhiuudise juurde. Räägin teile, kuidas sünnib ajakirjandus. Pidasime oma toimetuse koosolekul, et me peame tegema nüüd ikkagi hämmastalt palju jätkuvalt on neid inimesi, kes avastavad, et järgmine aasta hakkavad kõik autod registreerimismaksu maksma, kui toimub esimene omanikuvahetus. Ehk nii-öelda nullitakse jaanuari esimese seisuga kõik registreerimised ära. Et meil on vaja mingit kokkuvõtvat lugu. Nii puust punaseks, kui veel saab kõik olulisemad asjad. Arutasime seal erinevaid teemasid, mis need oleks ja siis need seoses fantoomautode tehtud erandiga, et kuna paljusid ei saa hetkel registrist maha võtta, siis pole aus inimestelt nende eest ka automaksu küsida. See oli see, et kui registrikanne on peatatud, siis ehk siis 1. jaanuari seisuga, mis tähendab seda, et siis ütleme detsembrist peatad või juba varem on peatatud, et siis automaksu sellele ei tule järgmisel aastal ja ka 2026 juhul, kui sa ei võta teda kasutusel. Ja siis Martin Mets ütles, et oodake, aga kui ma võtan oma auto, tavalise auto, millega ma sõidan, detsembris arvelt maha, sa saad võtta minimaalselt 9 kuuks. Ütleme, võtan detsembris maha, ma ei tea, lähen reisile ja sõidan, käin jalgsi ja võtan, ühesõnaga... Sul on mitu autot ja sa saad seda teha, on ju. Kuuks ajaks registrist maha, et kas ma siis järgmine aasta automaksu ei pea maksma oma tavalise igapäeva auto eest. Me nagu ütleme, et saa ju nii olla, kuule, sa nüüd mõtled üle, et see ikkagi kehtib ilmselt fantoomauto, see kõik ei saa ju nii olla, et mis mõttes, pool Eestit võtab oma autod arvelt maha ja siis ei maksagi automaksu järgmine aasta või? Martin ei andnud alla, ütles, aga küsige järgi. Küsisime ja selgus, et mootorsõiduki maksuseadusesse on tõepoolest selline auk sisse jäetud, et kui sa võtad detsembris oma auto arvelt maha, minimaalselt kuuks ajaks, võid ka kauemaks, kui sa tead, et sa alles näiteks kevadel hakkad sõitma, siis järgmise aasta eest sult automaksu ei küsita. Ja kui sa teed seda, ma saan aru, ühesõnaga siis võtad uuesti arvele ja kui sa teed seda 2025 lõpus uuesti kuuks ajaks, siis ka 2026 sa ei pea maksu maksma. Ja see asi tegelikult tuleb siis sellest, et 2027 1. jaanuarist hakkab maks kehtima ka nendele autodele, mis on registris ja mille registrikanne on peatatud. Aga naljakas asi on see, et automaksu praeguse seaduse kohaselt, mis praegu kehtib, mis võeti siin suve lõpus vastu, on niiviisi, et maksukohuslased maksukohustus tekib tegelikult konkreetselt ühel kuupäeval. See kuupäev on 1. jaanuar ja küsimus on lihtsalt selles, et kas sellel kuupäeval on su auto registris või ei ole. Et ainus konks siis ongi selleks, et sa pead selle kuuks ajaks võtma registrist maha. Ja kui su auto ei ole registris, siis sa sõita ei tohi. Jah, sõita ei tohi, aga siin on üks konks veel, et mida me ei ole ise järele proovinud. Et siin on ka see, et registrikande peatamist selle kuuks ajaks sa saad ka vähemalt varem sai enne tähtaegselt erandkorras uuesti registrisse võtta, mis võib olla veel see variant, et tegelikult võib-olla on see isegi vähem kui kuu, aga ma ei hakanud seda enda autoga proovima, kuna see häda on selles, et kui sa võtadki selle kuuks ajaks maha, siis võib juhtuda, et äkki ei saagi enne kuud kuidagi seda tagasi registrisse. Ja kui natuke nagu laiemaks seda asja suumida, siis mida see nagu näitab? Minu jaoks näitab nagu lihtsalt kahte asja. Üks asi on see, et see automaksuseadus või mootorsõidukimaksuseadus, see võeti ikkagi vastu nii kiirustades, et seal neid auke igasuguseid on veel. Seda valemit tehakse ka nüüd veel ringi ja kuskil selle valemi nii-öelda äärealadel on igasuguseid erroreid tekib, mis tegelikult ei ole nagu mõistlikud, kui sa pead ikkagi mingid absurdset maksu maksma, kus tekib mingi matkaautodel või millel iganes tekib seal mingi kuskile massi ja kohtade ja mingi koha pealt tekib selline absurdne olukord või 9-kohalised autod ja nii edasi. Ja teine asi ikka näitab see ka on ju, et okei, et meil oli nagu see küsimus et mis siis nagu saab ja ütleme niiviisi, et see seadus on suhteliselt lihtne seadus tegelikult.
ja mina seda seadust lugesin, siis tegelikult ma leidsin selle asja paari minutiga, et oot, siin on ju selline error ja ülejäänud aja ma proovisin leida, et kas kuskil on mingi asi, mis seda errorit nagu välistab, et võib-olla kuskil rakendussäte või kuskil jõustumise kuupäeval või mingi asi, et võib-olla mingist sõnastusest ma tõesti ei saa aru. Aga see näitab seda, et ega keegi vist seal Riigikogus seda seadust ka eriti ei lugenud, et lihtsalt öeldi tempel peale. Ja selles mõttes see on nagu minu meelest nagu eriti halb, et lihtsalt me teeme nii olulise seadused nullist, mis puudutab nii suurt hulka inimesi ja siis me teeme selle asja nagu täiesti suvalt ja siis seda asja nagu keegi ei loe ka ja siis on tulemuseks see, et kui korra hakkad seda asja vaatama ja siis leiad nagu sealt selliseid erroreid ja nüüd muidugi Rahandusministeerium kiirelt ma tahtsin just jõuda, et kõik, kes nüüd hakkasid oma autoparki vaatama ja panid kalendrisse märke, et detsembri lõpus arvelt maha korraks, siis me peame teile kahjuks natukene hoogu maha tõmbama, sest et selle augu on avastanud ka Rahandusministeerium. Enne meid kahjuks olid nad selle juba avastanud, sest see asi on tegelikult eelnõuna juba olemas, et see võis kellelgi see väga, ma oleks tahtnud seal kärbes olla seal seinal ja näha, et kuidas nad seal selle avastasid. Aga Rahandusministeerium on teinud eelnõu, aga muidugi seadus ei võta vastu Rahandusministeerium, vaid ikkagi Riigikogu peab selle vastu võtma ja kinnitama nüüd. Ja siin on see asi, et seaduse jõustumiseni, mis on siis 1. jaanuar 2025 on väga vähe aega. See tähendab seda, et kõik asjad tuleb jälle selle valguses ümber mõelda, IT-süsteemid veel keerulisemaks teha ja nagu on juba selgunud, siis mingid IT-süsteemid ei jõua niikuinii valmis ju enne suve ja nüüd tähendab seda, et kui sa võtad enda auto maha, ütleme, et sa võtadki ütleme, et sul on hobiauto, võtsid novembri lõpus maha ja paned tagasi registrisse siis, ma ei tea, märtsi lõpus ja siis sa pead maksma maksu ja maksma maksu siis 9 kuu eest, et maks on tõesti tuleb väiksem. Aga siis seda infot hakkab kuskil Transpordiamet saatma Maksu- ja Tolliametile ja kuskil see info seal liigub ja see, kujutan ette, et mingi Excel ja paberi peal ja mida iganes. Et see on ikkagi, ma ütleksin, et suhteliselt piinlik on ikkagi kogu see asi. Jah, et ei oskagi öelda. Ma arvan, et sellesse ventikasse lendab siin järgmise aasta jooksul asju veel palju kui inimesed. Maksud hakkavad, ma ütlen, ma olen siin ühe automüüjaga rääkisin, et tema avastas, et paljud tema müüdud autod on, tal on küll Euroopas, nii-öelda Euroopa tüübi kinnitus, aga millegipärast seal kirjas olnud CO2 number on meie Transpordiameti süsteemides mingi täiesti teine. Mitte küll ütleme suurusjärgu võrra teine, aga siiski on. Ja see juba tekitab küsimuse, et okei, te hakkate maksuma, aga miks on nagu registrisse valed andmed kantud. Et siin see, ja kui inimene avastab selle ise näiteks järgmine aasta esimestel kuudel ja siis hakkab MTA-le kirjutama, kuulge, vabandust, arvutage palun mu maks ümber, sellepärast, et te olete ise siin kuskilt valesid andmeid kasutanud ja palju õnne kõigile seotud isikutele. Ma ei kujuta ette, mis halduskoormus sellega tuleb. Kas me seda küsisime, kui palju inimesi juurde võetakse? Ei ole vist küsinud, aga neid kindlasti tuleb võtta. Mulle nagu meenub, aga vist kuidagi pareeriti ära, et ei, see kõik olemasolevate jõududega saab äkki tehtud. Sest et näiteks selle aasta, kui ma eelmises saates siin Margus Pipraga rääkisime, et Transpordiamet tegi aegu juurde, vist rääkisime, või oli see mul saate teemades. Ühesõnaga see nüüd siis välismaalt toodud autode registreerimise eelne ülevaatus, kus on tohutud järjekorrad ja vahepeal oli seis, et aegu enam selleks aastaks polegi. Siis Transpordiamet on siin tööaegu pikendanud ja täna tuli veel uudis, et mõned punktid avatakse lausa laupäeval, et kõik saaks oma Euroopast või mujalt toodud autod ka enne automaksu saabumist arvele. Vaat nii. Jälle, alustame järgmist teemat sõnaga Transpordiamet. Transpordiameti.genius.ee Teooria küsimused. Järgmine koobarkekk nüüd. Me ei ole sellest on rääkida mitu kuud.
ma olin ise küll sellel päeval ära, kui see uudis tuli, aga nüüd lihtsalt uudis, et vaikselt hakatakse nüüd jälle neid uusi küsimusi tagasi lisama. Niimoodi tsip basiilikut niimoodi soputama sinna, et on uute küsimuste paremaks muutmisesse andnud suur töörühm, kuhu siis kuulusid autokoolide liit, liikluskoolitajate liit, kliimaministeerium, politsei. Nendelt autokoolidelt saadi heakskiit uusi eksami küsimusi kasutada, et ilmselt on siis need nüüd kõik nii põhjalikult üle käidud, et ei saa keegi pärast enam tulla välja uue skandaaliga, et kuskil ametnikud tegid ja neilt ei küsitud. Et jah, ausalt, ega mul ei ole vist siin pikemalt midagi öelda. Ootame siis, et need tulemused siis, tegelikult tahaks siis näha, kui need lõpuks kõik on uued küsimused, et kuidas nüüd see läbimine siis on. No nüüd ütlevad, et tookord see skandaal hakkas sellest, et uued küsimused pandi paika ja kui varasemalt läbis esimese korraga vist oli äkki mingi 70% inimestest, siis mõnel juhul kukkus see protsent sisuliselt nulli juurde või oli seal üksikute 10%. Nii et see oli üks juhtum. Ja ma ikkagi tuletaksin meelde igal võimalusel, et see liiklus või see teooriaeksam on siiski väike mure. See sõidueksam Maanteeametis on ikkagi see põhiline suur mure, mis on tõestatult paljudes Eesti kohtades loterii, mitte eksam. Jah, subjektiivne, nii subjektiivne, et täpselt oleneb, milline eksamineerija sulle satub ja mõni kukutab läbi 80% inimestest, mõne eksamit, mitte kukutab, vaid siis tema eksamitel kukub ja teisel kukub läbi näiteks 20 või 30% inimestest esmakordselt. Jah, et loterii ei ole nagu tühipaljad sõnad, vaid see on numbritega korduvalt tõestatud. Nii, lihtsalt veel üks ära mainimise koht on üks. Kui nüüd Kannamaa viadukt varistati. Oled seal sõitnud vahepeal? Mina ei ole. Mina olen, aga kuna ma ei sõida seal tihti, siis mul see on nagu iga päeva kuidagi ei sega, et seal on mingi liikluskorraldus, aga see liikluskorraldus on seal on antud autojuhtidele võimalus, et kuna viadukti enam ei ole, teha, kui sa Pärnu poolt tuled, siis tagasi pööre Pärnu poole, et sealt saad siis kuhugi Keilasse minna. Aga seal on märk ja seal ei ole tõesti Transpordiametil nagu mitte midagi ette heita, see märk on selge, see märk on konkreetne, veoautodele tagasipööre keelatud. Ja iga jumala päev on mu Facebookis nende erinevate liiklusgruppide kaudu pildid, kus järjekordne rekka on ennast, sest see pöörderaadius on selline, et sõiduautoga teed sa selle ilusti ära, aga kuna seal on teepiirded, siis metallist teepiirded. Metallist, siis need rekkad keeravad ennast, üks pilt oli ka suurest liinibussist, ma ei tea, kas seal peaks olema eraldi bussimärk, seda ma ei oska siin peast öelda, aga see on hämmastav, et ma näen mõnikord Kalamajas näiteks suuri rekkasid. Nad on siin päris hädas, sest siin ruumi ei ole. Ja kuskil Kalamaja sissesõiduteedel on märk, et siia ei tohi suure veokaga tulla. Ma saan aru, et sa võib-olla selle jätad märkamata, võib-olla su Waze või Maps või ma ei tea, võib-olla on neil mingid omad kaardirakendused. Ei saa aru, et sa oled veoautoga ja suunab sind kuskile. Olgu, et sa oled välismaalane ka. Mul on neid, selles mõttes ma ei ole nende peale seda nähes kuidagi nagu ärritunud, tõenäoliselt nad ei ole teinud seda meelega. Ja pusserdagu siis, kahju on neist. Aga see märk seal Pärnu maanteel on hästi selge ja see rekkajuht, kellel peaks olema ju lihtsalt nii palju kogemust. Või siis ongi tal kogemust sellega, et need märgid ei tähenda midagi, ma võin ikka minna. Ja nad on seal iga jumala päev on mõni ennast risti sõitnud kuni selleni, et Transpordiamet see oli eelmine nädal saatis pressiteate, et kui vist oli ühes pressiteates niimoodi kirjas, et kui see nagu jamps ei lõppe, et siis võetakse see tagasipöörde koht sealt ka sõiduautodel ära, mis on muidugi halb. See on muidugi huvitav. Miks sõiduautosid karistada? See on muidugi huvitav lahendus, jah. Aga mis see nagu mure on, et miks nad sealt sõidavad, on siis teistpidi ka siis see on ju, et veokid ja bussid siis peaksid tegema oluliselt pikema tiiru. Vähemalt Tallinna pool peaks siis, ma saan aru, sõitma sinna
kus on see laagri Maxi Marketi juures ja seal on see viadukt, kus saab siis põhimõtteliselt selle tiiru ära teha, mis on, ma ei tea, silma järgi mingi 2 kilomeetrit edasi sõita, pluss seal veel nikerdada, et see on nagu arusaadav, on ju ühtepidi, et miks nad seda proovivad, aga teistpidi on, seal ikkagi näha ka, et see on suhteliselt kitsas, pluss teine asi on ikkagi see, et seal, siis need veokid seal tagurdavad välja ja neid liiklusohtlikke olukordi on seal küll nagu natukene halb vaadata, et kus need veokid sisuliselt maanteele tagurdavad suhteliselt tiheda liiklusega kohas. Jah, et ega siin on, ega ma ei eeldagi, et mind kuulavad kõik Eesti ja välismaa ja Poola ja rekkajuhid ja nüüd seda enam ei tee, aga see tundub lihtsalt ole, et ma saan mingit pidi, et kui kuskil näiteks veoauto sissesõidu keeld, aga sellel, ütleme seal, kus märk on, sealt edasi on näiteks hästi suur ja lai tee, ta mõtleb, kuule, siit ikka saab, aga seal sa peaksid sealt samast rekka aknast nägema, sa näed seda raadiust, sa näed neid piirdeid, sa näed kogu seda olukorda ja sa otsustad, et kuidas me ütleme, hoia mu energiajooki ja ma lähen ikka. Selles mõttes on üllatav jah, et üldiselt ju rekkajuhid tajuvad ikkagi neid gabariite ju nagu väga hästi endal tegelikult, et kui muidu nagu näed, et saavad ikka väga hästi aru, et kuhu need mahuvad ja kuhu ei mahu, et selles mõttes see on ka üllatav. Ja nüüd jätkame tasutud teadaannetega. Mulle iga kuu tasutakse selle eest, et ma neid teadaandeid teeks. Ehk siis ilmus uus autoleht Extra. Loomulikult osad lood on juba veebis. Rääkisime Margus Pipra ka, et see top 20, uued top 20 kasutatud autod, mis on automaksuga mõistlik, see on siin sees. Aga ma mõtlesin, et ma käiks nagu kiirelt üle, et mis uues Extras veel on ja ma olen üldiselt pigem tagasihoidlik inimene, aga nende ekstratega siin meil kaasautor Tõnu Korral nii-öelda pea toimetab ja need ekstrad on alati jube uhke nende üle. Nad tulevad alati lõpuks küll läbi suure valu ja vaeva, mida te ei tea, tulevad jube head välja. Et see on see nagu selline autoajakirjandus, nagu, mida sa nagu, ma ei võrdle, ma ei saa meid võrrelda Top Geariga, sest et ressursid on veits teised, aga see on see autoajakirjandus, millega me oleme nagu kasvanud. Et sul on siin nagu, ekstras on meil alati ruumi palju, me saame pilte panna, me valime sinna sellised nagu, sellised lood, mis ei ole võib-olla niivõrd päevakajalist või et ma ei tea, uue automaksu, eks ju, 10 asja, mida pead teadma uuest automaksust, vaid siin me saame natukene nautida seda oma autonduse poolt. Ja näiteks on siin proovisõit Mercedes-Benz 600-ga, kes on seda Top Geari osa näinud, kus Jeremy Clarkson ja James May neid vanu luksusautosid testivad ja Clarksoni, ma ei tea, tal enam on tema autopargis, oli see sama 600 varem ka, selle hüüdnimi on Crosser. Et Eestis on neid tegelikult isegi mitu, Tõnu Korral käis ühega sõitmas, see on 67. aasta, ta on musta numbri vääriline auto ka, see konkreetne luksusauto, mis päriselt, kui ta sellega juba sõitmas käis siin suve lõpus, ta juba kirjutas mulle nagu Messengeri, et uskumatu, kuidas see auto sõidab. Et sa võid eeldada, et jah, et seal on hästi palju toona väga nagu üllatavaid mingid luksuslisasid, aga selle auto sõiduomadused on täiesti uskumatult, mitte ärme ütle tänapäevased, aga kindlasti mitte sellised, nagu sa arvaks seda autot vaadates. Suur, kandiline, vanaaegne Mersu, aga sõidab hoopis teistmoodi, kui sa ette kujutad. Nissan Patrol, millele on peale pandud Mercedes V8, millel on 900 newtonmeetrit siukene karm maastikuauto, aga tänavsõidukõlblik, mis käis ka juba esimestel nii-öelda ristetel Islandil. Siis see lugu ka lõpuks ilmus, kuidas me oma Geeniuse toimetusega sõitsime Leedus 24 tundi ringrajal elektriautoga. Siis Peeter Koppel siin selles ekstras sõitis uue Toyota Land Cruiseriga, kes on Koppeli lugusid lugenud, see teab, et tema juba tagasi ei hoia. Üks lemmikutest on see meie kaasautor Peeter Paaver, kes on mitu korda meil kirjutanud oma erinevatest autoostuseiklustest. Ta teeb iga kord, kui tal
tuleb mõte, et peaks Euroopast mingi hobiauto tooma, siis ta teeb sellest ühtlasi ka nagu reisi, mitte lihtsalt ei lenda kohale ja ei too omale treileril ära. Seekord käis ta Ameerikas. Tööasjus, aga mõtles, et äkki sealt leiab mingi hea vana V8 odavalt ja paneks selle konteinerisse ja oleks jälle üks projektika soovis juures. Kuidas tal sellega läks? Mitte väga hästi. Ütleme loo käigus, mitte küll auto ostu käigus tõmmati välja ka revolver, mitte muidugi tema poolt, vaid siis kohalike redneckide. Ja siis ülejäänud, ühesõnaga see on nagu mõnus reisilugu, ta avastab siin Ameerika sellise piirkondi, kuhu nagu tihti turist ei jõua. Mitte, et see oleks mingid eriti ohtlikud kohad, aga kui sa mõtled, läheks USA-sse, see on ikka nagu LA, eks ju, Floridas rannapuhkus, muidugi New York, eks ju, aga tema sõitis läbi kesklääne, see on nagu lõunaosa riikidest üles sinna New Yorgini. Siis Joop Stoltse vana autoäri Hollandis, mis on 50 aastat toiminud ja nüüd põhimõtteliselt läheb kogu see värk läheb seal müüki ja seal on autosid, me räägime siukestest vanadest Porschedest kõigest, et nii, lappan ja muidugi suur sportautode test, mille me tegime ise. Esiveoline, eks Honda Civic Type R, tagaveoline BMW M2 ja nelikveoline Toyota Kerry Yaris. Et käisime ühe mõnusa päeva, sõitsime nendega, et milline oleks nagu, isegi nad ei ole nagu otseselt konkurendid, aga lihtsalt sellise, neid teste ei saa Eestis väga tihti teha erinevatel põhjustel, aga me saime. Ja minge vaadake siis ajalehe putkadest uut Autoleht Ekstrat. See on väga tore lugemine või siis vaadake Autogeeniuse veebist. Nii, kas ma teenisin oma kuupalga välja? Jah, järgmine kord saad seda siis teha märtsi lõpus, kui ilmub järgmine ekstra. Jah, saame korraks hinge tõmmata. Aga sellega me veel oma saadet ei lõpeta, kuigi see oleks võinud olla vist saate lõpuosa, aga ma unustasin ära, et ma lubasin ju rääkida uuest RAM-ist. Aga me saame uuest RAM-ist rääkida päris kiiresti, sest et siis RAM 1500 on nüüd 2025. aasta mudeli põlvkonna esimesed eksemplarid on Eestisse jõudnud ja siin on põhimõtteliselt muutunud ainult üks, aga väga oluline asi. Et RAM-i kapoti alt ei leia enam V8 mootorit, mis paljude jaoks on ilmselt sama valulik või vastuvõetamatu kui see, kui kunagi läks Porsche 911 muutus õhkjahutusega jõuallikast vedelikjahutuse peale või Ferrari läks V8 pealt üle V6 hübriididele, et puristidele valust kuulda. Nüüd on RAM-i kapoti all 6 silindrit. See oli seal ka varem 3,6 liitrise V6 Pentastari näol ja see mootor on odavamatel versioonidel ka praegult alles, aga nii-öelda see tipuots. RAM-il on seal hästi palju neid varustus nimesid, neid ütleme varustuspakette. Ja seda uut mootorit on ka 2 võimsusastmes. Aga see auto on nüüd rida 6 3-liitrine mootor. Ehk kõik BMW sõbrad pealt kergitavad fulmu, aga ei, see ei ole võetud sinna BMW mootoreid näiteks nagu Ineos Grenadieris, vaid need on ikkagi uued mootorid RAM-i enda valikust, nimi on Hurricane, orkaan. Ja mis nüüd siis on, et kas RAM-iga on kõik, siis täiesti kindlalt võin öelda, et ei ole. Jah, see auto enam ei müdise niimoodi nagu V8. Kui sa tühikäigul gaasi annad, siis ta ei võdise macholikult nagu. Aga sellel autol, kui see viimase otsa need e-torque mootoriga V8 olid 295 kilovatti, siis selle rida 6 mootori võimsam versioon on 402 kilovatti ehk 547 hobujõudu. See tähendab seda, et üle 100 kilovatti rohkem. Ja ka pöördemoment, kuna see
R6 mootor on topeltturboga, siis pöördemoment on 556 Newtonmeetrilt kerkinud 706-ni. Ehk et see auto on nagu igas mõttes võimsam. Kiirendusaeg 0-100-ni on äkki vist oli üle 1 sekundi parem. Ta jääb kuskil sinna 5 kanti, sest kõik ametlikud andmed, mis ma leidsin, olid ju alati, kui nad on Ameerikast, siis ta on 0-60 miili, see on 96 kilomeetrit, aga ütlen 5 sekundit. Mootor, kuna ta on turbokas, topeltturbokas, ta reageerib igas mõttes kiiremini, ka erinevatel käikudel, ta on kohe koha pealt minnes terav. Ta ei tee nii head häält, mis paljude jaoks võib-olla mitte omanike, aga küll RAM-i kõrval elavate inimeste jaoks on võib-olla isegi parem, et see auto ei lärtsata niimoodi käima, nagu ta varem võib-olla tegi. Aga muus mõttes, eks nüüd näis. Ma arvan, et selle uue mootori kõige suurem lakmustest ongi selle vastupidavus. Et need, kes sellega sõidavad lihtsalt sellepärast, et neile meeldib selle auto välimus, töristavad ringi, pole hullu, aga kui keegi hakkab selle RAM-iga päriselt rasket tööd tegema, ma ei tea, suurt haagist vedama ja kõike, et kuidas selle auto uus mootor alati, sealt võib tulla mingid lastehaigusi välja. Aga selles mõttes RAM on nüüd veel palju võimsam, kui enne oli. Kuigi see mootor läks väiksemaks, jällegi veebist leidsin, et tootja, kui ta selle mootori välja kuulutas, siis ta ütles, et see peaks olema kuni 15% ökonoomsem kui senine V8. Ütleme, kui ma sõitsin maanteel kellegi sabas, nagu see Tallinn-Tartu maanteel teed, eks ju, paned adaptiivse kiirushoidik peale, selline 90–96 kilomeetrit tunnis, siis näitas keskmine 10. Nii kui sa sõitsid 120-ga, oli see kuskil 13-14 vahel ja kogu mu selle pigem lühikese paarisaja kilomeetrist testisõidu keskmine tuli 16. Umbes ametlik on vist 14,2. Umbes sama oli see V8-ga. Aga kõik V8-d said LPG gaasiseadmed Eestis ja tõenäoliselt saab ka see uus R6. Et mingit märgatavat võitu ei ole. Ja mis omanikke ilmselt või huvilisi tähendab, siis huvitab on see, et see automaksu osa, siis ega see CO2 ka oluliselt langenud ei ole. Ta on 338. Et seal võib mõned 100 eurod võita registreerimisel, aga üle 10 000 jääb see registreerimistasu ka selle auto puhul. Aga muus mõttes on RAM nagu RAM ikka, et mega palju varustust. Ta on nii suur. Ta on lihtsalt nii suur, et me vist ei hakka siin rääkima selle, et küllel ikka nii suurt autot, see ei ole nagu meie koht siin praegult. Aga see auto on tagaistmel põlveruumi megalt ja kogu selle sportlikkuse juures üks puudus, et see on ikkagi selline otse kiirendamisauto, nagu ameeriklastel meeldib, trackstrip. Alati annavad ju ka selle veerand miili aja seal ametlikes andmetes. Et need juhiistmed või esiistmed on ka nii suured, ilmselt nad peavad mahutama nagu igas mõõdus ameeriklase ära. See on seda, et mingit külgtuge sul seal ei ole. Et minu suhteliselt õpluke selg on kuskil seal istmes keskel ja mingite küljepatjadeni on mul veel ikkagi mitu hea sentimeetrit ruumi. Et on 547 hobujõudu, aga jumala eest ärge nüüd minge sellega kuskile kurviteedele seda kõike nautima, sest see ei ole see auto. Aga muus mõttes RAM nagu RAM ikka uus ja veel võimsam mootor. Et ma ei tea, on kahju, et V8 ära läks müdises mõnusasti, aga ma ei ütleks, et siit nüüd midagi nagu kehvemaks muutus. Nüüd minu autosõidulood on alati monoloogid, et kas sul midagigi on küsida? Ja mul puudub vaata selle RAM-iga igasugune nagu selline suhe tegelikult on, tahaks väga sõita, aga selline suhe nagu puudub. Aga ma ei anna sulle, jah. Sa pead järgmine kaasa võtma mind. Ma pean järgmine kord tulema sulle külla, sul on täpselt parasjagu nii kaugel, et saab mõõta mingid kütusekulusid, erinevaid teid ja siis viin su sõitma sealt, kus sa elad. Hind, see limited, kõrge varustusega limited versioon on 107 000 eurot. Ja kes nüüd igatseb seda RAM TRX-i, siis praegult sellest tuleb
versioon RHO, millel on võimsust sama palju, 547, et võimsus ei muutu, aga tuleb kõik kogu see RAM TRX-i vedrustus ja kõik see, mis tegi TRX-ist TRX-i ja järgmine aasta jõuab kohale ka RAM Charger, mis on siis nüüd see nii-öelda pool elektriversioon või hübriid, kus on sul suur aku, 92 kWh ja kui see tühjaks saab, siis sõidad mootoriga edasi. Et näis, kui võimas siis see tuleb, vist kuskil numbrid olemas, ma hakkan neid pealt välja otsima. Ja tuleb ka elektrirämm, aga sellega läheb veel veidi aega. Nii et selline see saade täna sai ja kuuleme varsti jälle. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.